tere! Täna meie esimene video uuel kalastuskanalil ja täna me püüame vihmausse, tuntud ka kui ööussid. Ja neid on väga hea püüda umbes kella 12 kuni 1 ajal, kui on väljas vabimäe. Nojah, igatahes nad kasvavad umbes 25 kuni 30 sentimeetri pikkuseks ja elavad 3 kuni 5 meetri sügavusel huumuse kihis. Ja neid väiksemaid võib leida ka komposti hunnikust, kus on väga huumusrikas muld. Võta käsi ära. Ja no need ei ole, need on ikka päris väiksed. Ja nad põgenevad, kui nad tajuvad tugevat valgust või siis maa võnkumist. Need tuleb ülikõrnalt hiilida, kui neid püüda. Pool sain kätte, pool. Ei saanud ka terve sain, aga jälle ei olnud pool. Väike. Aga pool. Soovitav eelmine päev muru ära niita, võimalikult madalaks ja püüda kohe rohkelt. See on väga hea anker ja püügiks. Ja, aga me nagu eriti ei teadnud, et me täna lähme. Ja ka jälle see mõte, et hakkame nagu, et lähme püüdma ja nüüd meil jäi muru nii ette. Ja ma vaatan selle kuusi. Nad toituvad mõni peaaegu kõdunenud lehtedest ja neid saab ka kasvatada. Ja sellest tuleb võib-olla eraldi video. Praegu on kell, saab kohe 12. Mis kõige tähtsam? Pärapõrgu praegu. Jah, pärapõrgu. Tema on see, ma pööran kaameral tähelepanu. Tema on see ussipüüdja. Aga siis võtta tagumisest otsast, nende tagumine ots on sees ja nad lihtsalt tõmbavad ennast maa sisse. Hästi kõvasti. Jah. Ja nad on suht limasid, nii et võtke tugevalt kinni. Ja tagumisest otsast. Ja sujuvalt, et tõmbad pooleks. Vahepeal, kui tõmbad niimoodi. Nema on ekspert. Aga minust palju noorem. Me oleme suht noored ka, mõlemad. Ja siia kanalile hakkavad tulema ka kalastusvideod. Ja ka ööpüük. Liiga kaua õhus. Ja varuge kannatust, sest üle pooled lipsavad teil arvatavasti jääst. Väga palju. Oleme üks kohas liitada. Meil on siin vähe, kust tuleb hästi palju. Terve tasku oli täis. Ja madal. Ei tea, kas saame selles videos kätte mõne, sest et see mäluruum on vähe telal. Me kasutame praegu telefoni, mitte eksperdid. Ja suhteliselt iga koht sobib selleks. No. Pikki jälle sinna.
peas seal kinni. Hakkasin altpoolt tõmbama. Ja nüüd saab filmimisaeg läbi ja siis proovime teha uue video.